Sa loed seda kuulutust. Taolisi pakkumisi ei tehta iga päev. Loed teadet ikka ja uuesti. Paistab, et ta on määratud sinule, ei kellelegi teisele. Mõtted hajali, lased sigareti tuhal pudeneda teetassi, millest parajasti jood, selles räpases ja odavas kohvipoes. Sa loed uuesti. Vajatakse noort ajaloolast, hoolikat, täpset, prantsuse keele tundjat, laitmatu keeleoskusega, vestlusvõimelist, suutelist sekretäri kohustusi täitma. Nõutav on noorus, prantsuse keeleoskus, soovitav, et ta oleks mõnda aega Prantsusmaal elanud. 3000 peesot kuus, toit ja mugav, päikesepaisteline, uurimistööks sobiv tuba. Puudub ainult sinu nimi. Puudub ainuüksi see, et rasvasemad ja silmatorkavamad tähed kuulutusel teataksid. Felipe Montero. Vajatakse Felipe Monterot, endist Sorbonni stipendiaati, kasutute aastaarvudega koormatud ajaloolast, kes on harjunud tuhnima koltunud paberites, erakooli abiõpetajat 900 peesoga kuus. Kui sa kuulutust uuesti loeksid, siis ei usuks sa seda enam. Peaksid seda naljaks. Donceles 815. Tulla isiklikult. Telefoni ei ole. Sa haarad portfelli ja jätad jootraha. Mõtled endamisi, et keegi teine, samas olukorras noor ajaloolane, on seda kuulutust juba lugenud, on sinust ette jõudnud ja koha endale saanud. Sa püüad loetut unustada ja kõnnid tänavanurgani. Ootad bussi, süütad sigareti, kordad mõttes aastaarve, mida sa pead teadma peast, et uimased jõmpsikad sinust lugu peaksid. Sa pead end ette valmistama. Buss läheneb ja sina vahid oma mustade kingade ninasid. Sa pead end ette valmistama. Torkad käe tasku, mängid vaskmüntidega, leiad viimaks 30 centavot, pigistad need rusikasse ja sirutad käe, et kindlalt haarata metallsest käetoest, sest buss ei peatu kunagi. Sa hüppad peale, trügid inimeste vahelt läbi, maksad 30 centavot, sätid end kuidagi moodi seisvate, niigi kokku litsutud sõitjate vahele, toetud parema käega käetoele, pigistad portfelli kaenla alla ja asetad vasaku hajameelselt pükste taga taskule, kus sa hoiad paberraha. Läheb mööda toogi päev, samasugune nagu kõik eelmised, ja kuulutus meenub sulle alles järgmisel päeval, kui istud taas kohviku laua taga, tellid hommikueine ja lööd ajalehe lahti. Sa jõuad kuulutuste leheküljeni ja seal nad on jälle, need silmatorkavad tähed. Noort ajaloolast. Eile ei ilmunud siis kedagi. Sa loed kuulutust veel kord, peatud viimasel real. 4000 peesot. Sa imestad, et keegi elab Doncelese tänaval. Olid kindel, et vanas linna südames ei ela enam kedagi.
sa kõnnid aeglaselt, püüdes leida 815. numbrit selles remonditöökodadeks, kellakauplusteks, kingapoodideks ja gaseeritud vee müügikohtadeks muudetud vanade koloniaalaja losside segadikus. Majade numbreid on muudetud, parandatud, segi aetud. Kõrvu 13 ja 200. Vanal keraamilisel plaadil number 47. All uus kriidiga tehtud märkus. Praegu 924. Vaatad korruse võrra kõrgemale. Seal pole midagi uut. Muusikaautomaadid ei häiri, reklaamtuled ei vilgu, vaateakende odavad väljapanekud ei ilusta hoonete seda näo osa. Nišid katkistel pühakujudel istuvate tuvidega, Mehhiko barokkstiilis töödeldud kivi, žalusiidega rõdud, ahtad katuseluugid ja plekist vihmaveetorud, kivist veesülitid. Pikkade rohekate eesriietega varjatud aknad. Ka see aken, mille juurest kaob keegi, kui sa sinna poole vaatad. Sa silmitsed tujukate viinapuu väetidega kaetud portaali, libistad pilgu luitunud uksele ja leiad numbri 815. Varemalt 69. Sa kolksutad asjatult koputiga, lamedaks kulunud vasest koera peaga, mis meenutab pigem kutsika loote pead loodusmuuseumis. Sa kujutled, et Penny sulle naeratab ja vabastad end tema jäisest puudutusest. Uks avaneb su sõrmede kergest survest. Enne sisenemist vaatad viimast korda üle õla tagasi ja kibrutad laupa, sest veomasinate ja sõiduautode pikk seisev rivi müriseb, tuututab ja paiskab õhku tõttamise mürgist vingu. Sa püüad asjatult mällu talletada kas või üht ainustki pilti tollest äravahetamiseni ühenäolisest välismaailmast. Sa lükkad õue ukse enda järel kinni ja üritad tungida läbi pilkase pimeduse, mis valitseb katusega kaetud läbikäigus. Õigemini õues, sest ninna lööb sambla niiskuse ja kõdunevate juurte uimastav raske lõhn. Otsid asjatult valguskiirt, mis sind juhiks. Kobad kuue taskust tikutoosi, aga kõrge katkendlik hääl hoiatab sind eemalt. Hei, pole vaja, palun teid. Astuge 13 sammu otse edasi ja paremat kätt leiate trepi. Tulge palun üles. Täpselt 22 aastat. Lugege. 13. Paremale. 22. Niiskuse ja kõdunevate taimede lõhnas loed sa oma samme algul sillutise plaatidel ja hiljem kriuksuval, niiskuse ja läppumise tõttu pudedaks muutunud trepil. Loed sosinal 22-ni ja jääd seisma, tikutoos pihkude vahel, portfell kaenlasse surutud. Koputad uksele, mis lõhnab vana ja niiske männipuu järele. Sa otsid käepidet. Lõpuks lükkad ukse lahti ja tunned vaipa oma jalge all.
õhukest ja kortsusvaipa, mille serva taha sa komistad. Ja siis näed kuskilt nõrguvas kitsukeses hägusas valguskumas mingeid ähmaseid piirjooni. Proua, ütled sa ilmetu häälega, sest usud mäletavat naise häält. Proua. Nüüd vasakule, esimene uks. Olge nii kena. Sa lükkad ust. Enam sa ei oota, et mõni neist korralikult kinni käiks. Sa tead juba, et kõik uksed on lükatavad. Hajutatud valguskiired põimuvad su ripsmetel, nagu läheksid sa läbi õrna siidvõrgu. Sul on silmi ainult nende muutlikult vastu heiastuvate seinte jaoks, kus vilgub tosinaid tulukesi. Seletad lõpuks konsoollaudadele asetatud küünlajalgu ja ebasümmeetriliselt riputatud seinavaipu. Kerget helendust kiirgavad ka hõbedased südamed, kristallpudelikesed, silma torkavad klaasanumad. Ja alles kogu selle pulseeriva sära taga näed kaugemal voodit ja märku andvat kätt, mis nagu kutsuks sind ligemale oma aeglase liigutusega. Sul õnnestub teda näha, kui pöörad selja sellele vaga tulukeste taevale. Komistad vastu voodi jalga. Pead ümber minema, et peatsi juurde pääseda. Väike kogu on uppunud määratusse voodisse. Sa sirutad käe ega tunne sõrmede all teist kätt, vaid viltjat karvakasukat ja kõrvu. Väike olend krõmpsutab visas vaikuses ja vaatab sind oma punaste silmadega. Sa naeratad ja silitad küülikut, kes lamab käe kõrval, mis oma jahedate sõrmedega lõpuks ometi su kätt puudutab. Sõrmed peatuvad pikka aega su niiskel peopesal, pööravad selle ümber ja tõmbavad su avali sõrmed pitsilisele padjale, et seejärel ise eemalduda. Felipe Montero, ma lugesin teie kuulutust. Jaa, ma juba tean. Vabandust, mul pole teile istet pakkuda. Seisan hea meelega, ärge muretsege. Siis on hästi. Seiske, palun, küljega. Ma ei näe teid hästi, et valgus teile peale langeks. Nii, hästi. Ma lugesin teie kuulutust. Arusaadav. Lugesite. Ja te arvate, et te sobite. Avevo fede j'étude. À Paris, madame. Ah, oui. Ça me fait plaisir toujours d'entendre. Oui, vous savez, on était tellement habitué. Et après. Sa taganed veidi, et hõbeda, vaha ja klaasi läbi põimunud helendus joonistaks välja siidtanu, mis hoiab koos lumivalgeid juukseid ja raamib kõrgest vanusest peaaegu lapselikku nägu. Kõvasti kinni nööbitud valge kaelus ulatub tanu alla peidetud kõrvadeni. Linad ja soojad tekid katavad kogu keha, jättes välja vaid villasesse salli mähitud käsivarred ja kahvatud käed, mis puhkavad kõhul. Sa saad silmitseda ainult ta nägu, kuni küüliku ootamatu liigutus lubab sul pilku pöörata ja sa vaatad vargsi, leivapuru ja koorukesi,
mis on laiali pudenenud tuhmile ja kulunud punasele siidtekile. Asume asja juurde. Mulle pole jäänud enam palju aastaid, härra Montero. Sellepärast otsustasin rikkuda eluaegset harjumust ja panin kuulutuse ajalehte. Jah, sellepärast ma siin olengi. Te olete siis nõus? Jah, aga sooviksin veel üht-teist teada. Loomulikult. Te olete uudishimulik. Ta tabab su pilgu, mis uurib öölauakest ja sellel lebavaid mitmevärvilisi purgikesi, klaase, alumiiniumlusikaid, kapslite ja tablettidega pabertuutukeste rivi ning mitmeid valk- ja vedelikuga määrdunud klaase, mis on pandud otse põrandale, madalas voodis lamava naise käeulatusse. Kui küülik üles vupsab ja hämarusse kaob, märkad sa, et voodi ulatub vaevalt põrandast kõrgemale. Ma pakun teile 4000 peesot. Jah, nii seisis ka tänases kuulutuses. Ah, see siis juba ilmus. Jah, juba ilmus. Jutt on minu abikaasa, kindral Llorente paberitest. Need tuleb korda teha, enne kui ma suren. Tuleb trükis avaldada. Otsustasin seda hiljaaegu. Aga kindral, kas tema arvab, et ta ise pole suuteline? Kindral suri 60 aasta eest, härra. Need on tema pooleli jäänud memuaarid. Need tuleb lõpetada, enne kui ma suren. Aga ma selgitan teile kõik. Te õpite kirjutama minu abikaasa stiilis. Paberite lugemisel ja korrastamisel haarab teid nende sisu, nende selgus, nende... Jah, ma mõistan. Saaga. Kus ta on? Isi, Saaga. Kes? Minu seltsiline. Küülik. Jaa, ta tuleb tagasi. Sa olid maha vaadanud ja tõstad silmad. Naine oli juba huuled kinni pigistanud, aga neid sõnu, ta tuleb tagasi. Kuuled sa taas, just nagu oleks rauk neid praegu lausunud. Ta huuled ei liigu. Sa vaatad selja taha ja sind pimestab kultusesemete vilkuv sära. Kui sa naisele uuesti otsa vaatad, näed sa, et tema silmad on pärani ning et nad on selged, niisked ja määratu suured. Kollaka sarvkestaga peaaegu ühte värvi, nii et ainult pupillide must täpp lõhub helendust, mis mõne minuti eest oli peidetud langetatud sügavais kortsudes laugude taha, otse kui kaitstes pilku, mis kohe varjub. Tagasi tõmbub, mõtled sa, oma kuiva koopasse. Te siis jääte. Teie tuba on üleval. Sinna pääseb ka valgus. Võib-olla oleks parem, proua, kui ma teile tüli ei teeks. Ma võiksin elada seal kus alati ja seada paberid korda oma kodus. Minu tingimus on, et te elate siin. Aega on jäänud vähe. Ma ei tea. Aura. Naine liigutab end esimest korda kogu selle aja jooksul, mil sina tema magamistoas oled. Ta sirutab teist korda käe ja sa tunned ärevat hingamist enda kõrval.
naise ja sinu vahele sirutub võõras käsi ja puudutab vanakese sõrmi. Sa vaatad enda kõrvale ja seal seisab tütarlaps. Neiu, keda sa tervenisti nägema ei ulatu, sest ta on sulle nii lähedal ning tema ilmumine nii ootamatu, käratu. Polnud isegi helisid, mida tavaliselt tähele ei panda, aga mis on siiski tõelised ja meenuvad otsekohe, sest kõigele vaatamata on nad tugevamad ümbritsevast vaikusest. Ütlesin talle, et ta tuleks tagasi. Kes? Aura, minu seltsiline, õe tütar. Tere õhtust. Tütarlaps langetab pea ja Rauk teeb sel hetkel sama liigutuse, mis neiu. Härra Montero, ta hakkab elama koos meiega. Sa astud paar sammu kõrvale, et küünalde helk sind ei pimestaks. Neiu silmad on kinni, ristis käed surutud vastu reit. Ta ei vaata su poole. Siis avab pikkamisi silmad, otse kui pelgaks ta toa kiirtees ära. Viimaks ometi saad näha neid silmi, mis on nagu meri. Nad voogavad, vahutavad, vajuvad rohekasse rahusse, mässavad nagu laine. Sa näed neid ja kordad endale, et see ei ole võimalik, et need ilusad rohelised silmad on samasugused nagu kõik ilusad rohelised silmad, mida oled tundnud või edaspidi tundma saad. Ära end siiski peta. Need rohelised silmad voogavad, muutuvad, otse kui pakuksid nad sulle maastikku, mida ainult sina võid ära mõistatada ja ihata. Jah, ma hakkan elama koos teiega. Rauk muigab, koguni naerab kileda häälega ja lausub, et su hea tahe on talle meeltmööda ja et tütarlaps näitab sulle su toa kätte. Sina mõtled samal ajal 4000 peesole ja ilmselt mõnusale tööle, sest sulle meeldib täpsust nõudev uurimistöö, mis välistab füüsilise pingutuse, edasi-tagasi sõidud ning paratamatud ja ebameeldivad kokkupuuted teiste inimestega. Sa mõtled kõigele sellele ja järgned neiule. Sa adud, et sa ei järgne talle nägemis, vaid pigem kuulmismeele abil. Sa järgned seeliku sahinale, tahvti kahinale ja juba ihkad sa neid silmi taas näha. Sa lähed kahina järel trepist üles ega suuda ikka veel pimedusega harjuda. Sulle meenub, et kell peaks juba 6 ligi olema ja sind üllatab su toa valgusküllus, kui Aura ukse jällegi käepidemeta valla lükkab, kohe seejärel eemale astub ja teatab. Siin on teie tuba. Tunni aja pärast ootame teid õhtusöögile. Ja ta läheb ära tahvti kahinal, ilma et sul oleks õnnestunud veel kord tema nägu näha. Sa paned, lükkad,
ukse enda järel kinni ja lõpuks tõstad silmad lae aset täitva tohutu akna poole. Sa muigad, taibates, et loojangu valgus pimestas sind vaid kontrasti tõttu mujal majas valitseva hämarusega. Sa proovid mõnuga kullakarva raudvoodi pehmet madratsit ja libistad pilgu üle toa. Punane villane vaip, seintel kulla ja oliivikarva tapeet, punase sametkattega tugitool, pähklipuust ja rohelise nahaga vana kirjutuslaud, vanaaegne õlilamp, sinu uurimistööde tuhm valgusallikas ja laua kohal, käe ulatuses, riiul köidetud raamatutega. Sa lähed teise ukse juurde ja seda lahti lükates avastad vanamoodsa vannitoa. 4 jalaga, maalitud lilledega portselanvann, sinine kätepesunõu ja ebamugav klosetipott. Sa silmitsed end vannituppa pandud riidekapi, ka pähklipuust, suures ja ovaalses peeglis. Liigutad oma tihedaid kulme ja suurt täidlast suud. Peegel lööb uduseks. Sa paned oma mustad silmad kinni ja kui sa nad uuesti lahti teed, on aur haihtunud. Sa ei hoia enam hingamist tagasi ja tõmbad käega läbi tumedate siledate juuste. Sa puudutad oma sirget nina ja kõhnu põski. Kui hingeaur näopeeglis uuesti ähmastab, kordad sa seda nime. Aura. Kui sa oled voodis lesides paar sigaretti ära tõmmanud, vaatad sa kella. Sa oled jälle püsti, paned kuue selga ja tõmbad kammiga läbi juuste. Sa lükkad ukse lahti ja püüad meenutada, kust kaudu sa üles tulid. Sa tahaksid ukse lahti jätta, et õlilambi valgus sulle teed juhataks. Aga see on võimatu, sest vedrud löövad ukse kinni. Sa võiksid ukse kiigutamisega oma meelt lahutada. Võiksid võtta õlilambi ja sellega alla minna. Sa loobud oma kavatsusest, sest tead juba, et siin majas valitseb alaline pimedus. Sa sunnid end maja käsi kaudu tundma õppima. Liigud ettevaatlikult edasi nagu pime, käed välja sirutatud, seina riivates. Ja sinu õlg vajutab kogemata lülitile. Sa seisatad silmi kissitades pika ja kõleda koridori valgustatud keskosas. Koridori lõpus on käsipuu ja keerdtrepp. Sa lähed astmeid lugedes alla. Teine otsemaid külge jäänud komme, mille proua Llorente maja sulle peale on surunud. Astud loendades alla ja põrkad küüliku roosasid silmi märgates sammu tagasi. Loom pöörab sulle silmapilk selja ja kaob hüpates. Sul pole mahti vestibüülis seisatuda, sest poikvel mattklaasist ukse juures ootab sind juba aura, kandelaaber käes. Sammud naeratades tema poole. Sa jääd seisma, kuuldes kasside haledat näugumist. Jah, sa jääd kuulama, juba üsna aura käe lähedal. Sa teed kindlaks, et kasse on mitu.
ja astud siis tema järel saali. Need on kassid, ütleb Aura. Selles linnaosas on nii palju hiiri. Te lähete läbi salongi. Tuhmi siidkattega mööbel, vitriinid portselan nukkudega, mängivate kelladega, aumärkide ja klaaskuulidega, pärs ja vaibad, karjuse idülli kujutavad maalid, rohelised ette tõmmatud sametkardinad. Auragi kannab rohelist. On teil oma toas mugav? Jah, pean ainult oma asjad ära tooma. Majast, kus pole vaja. Teener juba läks nende järele. Ilma aegu tegite endale tüli. Sa astud ikka tema kannul söögituppa. Neiu asetab küünlajala keset lauda. Sa tunned rõsket jahedust. Salongi seinad on kaetud gooti stiilis töödeldud tumeda puiduga, millesse on nikerdatud teravkaari ja rosette. Kassid ei näu enam. Istet võttes märkad, et kaetud on 4 ja et laual seisab 2 hõbekastrulit kuumadel alustel ja vana rohekast hallitusest hiilgav pudel. Aura võtab kastruli. Sa tõmbad sõõrmeisse sibulakastmes neerude mõrkjat aroomi, mida tema sulle tõstab, ja sina võtad samal ajal vana pudeli ja täidad kristallpokaalid punase ja raske vedelikuga. Uudishimust püüad lugeda veinipudeli silti, aga hallitus segab. Teisest kastrulist tõstab Aura tervelt küpsetatud tomateid. Vabandust, ütled sa 2 üleliigset katet ja 2 vaba tooli silmitsedes. Kas me ootame veel kedagi? Aura tõstab tomateid. Ei, proua Consuelo ei tunne end täna õhtul hästi. Ta ei tule meie seltsi. Proua Consuelo, teie tädi? Jah, ta palub teid pärast õhtusööki enda juurde. Te sööte vaikides. Joote seda kummaliselt rasket veini ja sina pöörad aeg-ajalt pilgu kõrvale, et Aura ei märkaks su häbematut nagu lummuses seiramist, mis ei allu sinu tahtele. Sa püüad kõigest hoolimata tütarlapse näojooni oma mällu talletada. Iga kord, kui sa pilgu ära pöörad, unustad need samas ja mingi edasilükkamatu vajadus sunnib sind teda ikka ja uuesti vaatama. Neiu pilk on nagu alati maha pööratud ja sina, otsides 6 taskust sigaretipakki, leiad sealt võtmekese. Sulle meenub midagi ja sa ütled Aurale. Ma unustasin, et üks mu lauasahtel on lukus. Hoian seal oma dokumente. Ja tema sosistab. Te tahate siis välja minna? See kõlab nagu etteheide. Sina satud segadusse ja sirutad Aura poole käe võtmeke sõrme otsas ja pakud seda temale. Sellega pole kiiret. Aga neiu tõmbub eemale su käte puudutusest, hoiab oma käsi süles, tõstab viimaks pilgu ja sa kahtled taas oma meeltes. Sa ajad veini süüks segaduse, peapöörituse, mida sinust tekitavad need selged säravrohelised silmad. Ja sa tõused, jääd seisma Aura selja taha, silitad gooti stiilis tooli korju
ega söanda puudutada tütarlapse katmata õlgu, tema liikumatut pead. Hoiad end pingutusega tagasi, juhid oma tähelepanu kõrvale, kuulatad selja taha jääva ukse, see viib arvatavasti kööki, vaevalt tajutavat liikumist. Sa eristad 2 söögituba kujundavat elementi, kandelaabrist langevat tihedat valgussõõri, milles helendab laud ja osa nikerdatud seinast ning suuremat varjusõõri, mis ümbritseb esimest. Lõpuks söandad neiu juurde astuda. Sa haarad ta käe, paned võtme, pandi siledale peopesale. Sa näed, kuidas aura sõrmed kokku pigistab, sinu pilku otsib, sosistab. Tänan. Siis tõuseb ja söögitoast välja ruttab. Sa istud aura kohale, sirutad jalad välja ja süütad sigareti ning sind valdab õndsustunne, mida sa iial varem pole kogenud, aga mida teadsid endas peituvat ja mida alles praegu täielikult tajud ning sa vallandad selle, kiirgad seda endast välja, sest sa tead, et seekord leiab see vastamist. Ja proua Consuelo ootab sind. Tema ütles sulle seda. Proua ootab sind pärast õhtusööki. Teed sa juba tead. Sa võtad kandelaabri ja lähed läbi salongi ja vestibüüli. Esimene uks otse sinu ees ongi rauga oma. Sa koputad sõrmenukkidega, aga vastust ei saa. Koputad uuesti. Sa lükkad ukse lahti. Ta ju ootab sind. Astud ettevaatlikult sisse ja sosistad. Proua. Ta ei kuulnud su tulekut, sest sa leiad ta põlvitamas palve seina ees, pea toetumas rusikais kätele. Silmitsed teda eemalt. Põlvili, seljas odav villane öösärk, pea õblukeste õlgade vahele vajunud, ahtake ja kõhetu, nagu keskaegne skulptuur. Peened põletikulised sääred nagu 2 niiti öösärgi alt väljas. Sa kujutled parajasti, kuidas kare villane riie ühte soodu tema nahka hõõrub, kui ta äkki rusikat tõstab ja hakkab jõuetult õhku peksma, nagu võitleks ta püha kujudega, mida lähemale jõudes eraldama hakkad. Kristus, Maaria, püha Sebastian, püha Lucia, peaingel Miikael, naeratavad teemonid. Ainukesed naeratavad olendid selles valu ja viha kujutavas pildikogus. Naeratavad sellepärast, et nad küünalde helgist valgustatud vanal gravüüril torkavad 3 harke hukka mõistetute ihusse, tühjendavad neile kaela kuumavee katlaid, vägistavad naisi, purjutavad, naudivad vabadust, mis pühakuile on keelatud. Sa lähened sellele leinava Jumala ema pisaratest, risti löödu verest, Lutsiferi rõõmust, peaingli vihast, piirituse purkidesse konserveeritud sisikondadest,
hõbe südametest ümbritsetud keskaegsele figuurile. Põlvitav proua Consuelo vibutab ähvardavalt rusikaid ja pomiseb sõnu, mida sa alles tema kõrvale jõudes kuuled. Tule, Jumala linn, puhu, Gabrieli pasun. Oh, miks ometi ei tule juba maailma lõpp? Ta taob endale vastu rindu, kuni vajub köha hoogu lämbudes pühakujude ja küünlajalgade ette kokku. Sa võtad tal küünarnukkidest kinni ja juhid hellalt voodini. Sind üllatab naise väike kasv. Ta on peaaegu laps, kookus, küürus, kõverdunud selgrooga. Sa tead, et ilma sinu abita peaks ta 4 käpakil voodisse tagasi minema. Aitad ta toidurasukeste ja vanade tekkidega kaetud suurde voodisse, katad ta kinni ja ootad, kuni ta hingamine korrapärasemaks muutub. Samal ajal kui tahtmatud pisarad mööda tema vahakarva põski veerevad. Vabandust, härra Montero. Meile, vanadele, on jäänud ainult usunauding. Ulatage mulle, palun, taskurätik. Preili Aura ütles mulle... Ja, väga õige. Ma ei taha, et me kaotaksime aega. Tööga tuleb alustada nii ruttu kui võimalik. Tänan. Teie püüdke puhata. Tänan. Võtke. Eideke sirutab käed kaeluse juurde, nööbib selle lahti ja painutab pea alla, et võtta kaelast kulunud lilla pael, mille ta sulle ulatab. See on raske, sest paela otsas ripub vaskne võti. Seal nurgas avage see kirst ja tooge paberid, mis on paremat kätt teiste peal, kollase nööriga seotud. Ma ei näe hästi. Ah jaa, mina olen ju hämarusega harjunud. Minust paremat kätt. Minge ja te satute otse kirstu peale. Meid on müüride vahele surutud, härra Montero. Meie ümber ehitati ja võeti meilt valgus ära. Mind taheti sundida maja ära müüma. Pigem suren. See maja on meie jaoks täis mälestusi. Mind kantakse siit ära ainult jalad ees. Need jah, tänan. Võite hakata seda osa lugema. Edaspidi annan teile ülejäänu. Head ööd, härra Montero. Tänan. Vaadake, teie kandelaaber on kustunud. Süüdake see, palun, väljas. Ei, võti jätke enda kätte. Võtke, ma usaldan teid. Proua, seal nurgas on hiirepesa. Hiired? Mina seal nurgas kunagi ei käi. Te peaksite siia kassid tooma. Kassid? Mis kassid? Head ööd. Ma heidan magama. Olen väsinud. Head ööd.